Ükskord istusin oma vanas toas ja kuulsin, kuidas keegi koputab. Kopp, kopp, tegin ukse lahti, ei keegi muu kui vana ja sõber ja kolleeg Mart Laar olemas suurte hammastega minu ees. Ütles kohe, ma ei taha rääkida poliitikast, vaid meie ühisest huvist, kunstiajaloost. Kuulsin, ütles Laar, et mingi Ameerika kunstigalerii müüb $15,000 eest Adolf Hitleri pilti, millel on kujutatud Tartu Kivisild. Mis arvad, kas see võib tõsi olla, et Führer joonistas Kivisilda, küsis Laar. Loomulikult joonistas, vastasin mina. Ma ise saatsin talle Poola vallutamise puhul selle postkaardi, mille järgi täies valmis ja siis ka Kivisild valmis. Adolf oli Tartu sildade järele päris hull. Ta unistas ka Ingli silla ja Kuradi silla joonistamisest. Kui ta elus oleks, joonistaks Hitler kahtlemata ka Turu silda, Kaarsilda, Kroonuaia silda, Sõpruse silda, Vabaduse silda, Võidu silda, Riia tänava raudteesilda ning Veeriku viadukti. See oleks uhke küll, vastas Laar ja ohkas kurvalt. Paljugi, mis oleks võinud olla, selle võiks küll ära teha. Nüüd aga jäävadki Tartu sillad Hitlerist joonistamata. See on tohutu kaotus kogu inimkonnale. Jah, Adolf Hitler oli andekas kunstnik, kuid kaasaegsed ei osanud tema talenti sugugi hinnata. Ükskord joonistas Führer kena koerapildi ja riputas seinale. Tuli Goebbels, vaatas pilti, ajas keele suust välja, kratsis tagumise jalaga kõrvatagus, noolis keelega mune ning küsis. Miks ripub Riigikantselei seinal degenereerunud kunst? Kas Saksamaal ei leidu enam ühtegi aarialast, keda portreerida? Koristage see jälkus silmapilt mu silmade alt. Teinekord sattus Göring peale äsja valminud naisaktile. Ohoo, pornograafia, see kus, rõimustas paks Hermann esimese hooga, ent olles teosega lähemalt tutvust teinud, kukkus kohe kritiseerima. Pilk on poolik, lõpetamata, absoluutne haltuura. Pole mingit mõtet kujutada naisterahvast ilma tagumendita. See on sama absurdne kui purki sittamine. Kas autor üldse teab, mis asi on naisterahva tagument ja kus see asub? Kuhu me niimoodi jõuame? Täna jätab maalermeister joonistamata naisterahva tagumendi. Homme ei viitsi ta rinnapartii kallal vaeva näha ja ülehomme aga läheb see muidusööja kultuurikapitalist toetust küsima, kuna tema pilte ei osteta. Äärmiselt jahe vastuvõtt sai osaks Baieri motiive jäädvustavale maastikumaalile, mis 45. aasta jaanuaris jäi jalgu Martin Bormannile. Mis mäga sinu kabineti seinal rippub, minu Führer? Tänitas ta Führeri kallal. Kelle soperdis see on? Missugune idioot tegeleb praegusel ajal niisuguste lollustega? Eidetaadid viskavad varvast, soomust vedeleb igas korteris, aga tema maalib Baieri maastikke. Leidis ka aja jumala eest. Teise rinde avamisest saadik töötas Hitler Heinrich Himmleri portree kallal. True Heinrich soovis, et teda kujutataks hobuse seljas, kroon peas ja mõõk käes.
kihutamas galoppi Argentiina pampades, kaugelt jutustest venelastest ja ameeriklastest. Führeri nägemus oli paraku hoopis teistsugune, realistlik. Kui Hitler töö lõpetas ja pilti tellijale näitas, sai Himmler vihaseks ja käskis nii maalile kui autorile tule otsa panna. Niisugune oli silmapaistva kunstniku kurb lõpp.